Tere, head sõbrad, parempoolsed taskuraadio, mis toimub, on tagasi ja jätkab Eesti poliitmaastiku süvati kündmist selleks, et kõik need viimased kidud, mis kuhugi mulla alla on peitunud veel siin augustikuus välja kaevata ja anda siis päikesepaistel rõõmsalt särada nende üle võimalust. Aga tegelikult ju teemasid on sellel nädalal oi kui palju kogunenud, ehk siis tegelikult selle viimase 2 nädala jooksul. Loomulikult räägime me presidendivalimistest, loomulikult räägime me sellest, mis hakkab toimuma või on toimunud juba Riigikogus, sellepärast et on esimesed teated lahkujatest ja nagu meie eksperdid on siin stuudios juba pikalt ette öelnud, et küll neid lahkujaid selle sügise jooksul tuleb veel. Võib-olla saame teada, kes siis veel plaanib kuskilt erakonnast ära minna ja kuhu siis minna. Siim on stuudios kohal ja kindlasti teab selle koha pealt midagi rääkida, tal on siseinformatsiooni täiesti olemas. Räägime loomulikult sellest, mis toimub meie majanduses, vaatame tagasi natukene ka arvamusfestivalil välja öeldutele, vaatame üle, kuidas läheb Sotsiaalministeeriumis ja millised on võimalikud uued lubadused, mida minister Joller on siis välja käinud. Aga loomulikult veel üks olulised teemad, et mida saab toimuma ja kuulma juba üsna pea toimuval parempoolsete üldkogul. Aga kõigepealt, enne kui läheme esimese teema juurde, pange like, jagage ja see aitab kindlasti seda podcasti jõuda hulka rohkematele inimesteni. Aga stuudios on vana hea seltskond koos, Siim ja Tõnis, ja ei ole sugugi suvega ütleme siis närbunud ära ja pigem vastupidi, on kindlasti olnud poliitlainel ja uurinud täpselt ja kuulanud maad, mis juhtuma hakkab. Mis siis juhtuma hakkab? Alustame ikkagi sellest samast heast teemast ja on presidendivalimised. Nüüd viimased liigutused, mida siis on välja tehtud või presidendikandidaatide poolt välja öeldud, on uus tegija Tiit Land, Tallinna Tehnikaülikooli rektor ja absoluutselt igati väärikas inimene, aga ta on tulnud nüüd välja viimasel hetkel, kui juba on koos olnud Riigikogu vanemate komitee, üldkogu, kuidas seda nimetatakse, siis vanemate komiteks vist on see täpsem. Kogu, täpselt, andke andeks, ja sealt juba sellist tagasisidet on tulnud. Üldine küsimus teile, et aega on jäänud suhteliselt napilt. Kandidaadid tuleb esitada 21. augustiks, siis kui pärast taasiseseisvumispäeva pohmelli on Eesti poliitikud taas asunud usinasti tööle ja mis jääb ka viimaseks selliseks, ütleme siis, tantsuks praegusele presidendile Alar Karisele, ehk siis see 20. augusti roosiaia pidu. Mis mulje see praegu siin jätnud on? Et siin alustame sinust, et sul võib-olla on kõige värskemad muljed just presidendi valimiste karussellist. Väga üldiselt praegu. Üldiselt ma arvan, läheb nii nagu arvata võis, et eelmises saates ma ka pakkusin, et üks kandidaat tekib siis Riigikogus, et rohkem neid ei tule. Ülle Madise kandidatuur liigub selles mõttes edasi. Formaalselt on tal ju kõik hästi, selles mõttes, et juba Riigikogu enamus on andnud allkirjad tema kandidatuuri toetuseks, 3 erakonda on selgelt taga, eks ole, ja tema kandidatuur, nüüd on selge, et tema kandidatuur on üks, mida hääletatakse, et ilma kandidaadita Riigikogu ei jää, et üks kandidaat on olemas. Kas tekib ka teine kandidaat? Ma arvan, Tiit Landilt teoreetiline võimalus on, et kui lugeda kokku Isamaa, Keski ja siis võib-olla aknaaluste hääled, siis teoorias ta võiks ka 21 häält kokku korjata. Ehk siis võib tekkida olukord, kus Riigikogus on isegi 2 kandidaati. Aga seda tahetaksegi ju luua, seda olukorda. Teatud jõud tahavad seda luua, sest me räägime ikkagi sellest, et meil on presidendi valimine, mitte nii-öelda ametisse nimetamine. Mina ausalt ei tea, ei saa täpselt aru, mida mida Isamaa ja Keskerakond tahavad, aga tundub, et nad Ülle Madiset ei taha. Või vähemalt nad ei taha seda, et see suur enamus valitsusliit pluss sotsid saaksid Riigikogus presidendi ära valida. Mulle tundub, et nad seda tegelikult ei taha. Nad tahavad, et see asi veniks, käiks mingi jama, mingi arutelu, nad saaksid öelda, et ei saada hakkama
mulle tundub, et eelkõige käib see mäng selle peale praegu, et põhikandidaat on ikkagi Ülle Madise, aga mis puutub Tiit Landi, siis kui see Tiit Landi kandidatuur välja tuli, siis ma mõtlesin, et me peaks julgemalt siin ennustusi tegema siin saates, et meil lähevad asjad täkkesse. Tiit Land oli ka sinu pakutud ja seda oli ju... See oli ikka väga ammu, kõik vaatasid imestunult sel hetkel, et kus ma neid nimesid võtan. Nende nimedega välja tuli. See oli nagu üsna loogiline, et me peaks julgemad olema, võib-olla ennustussaate formaati siin ka rohkem tegema, et võib-olla oleks võib-olla kuulajatel jah, huvitavam, et ei tohi karta, et äkki eksime, et võib-olla jah, edaspidi teeme rohkem pakkumisi. No see mõttekäik, et tegelikult Keskerakonnale ja Isamaale on hoopis parem, kui see suunatakse valijameeste kogusse, et seda nad nagu tahavadki. Sest tegelikult ju siin on täiesti loogika olemas, nad saavad rohkem tähelepanu, nad saavad selle teema üle rohkem aasida, nad saavad seal rohkem eetriaega, igal pool ajakirjanduses oma ütlemisi välja produtseerida. See kõik ju tegelikult töötab nende kasuks, arvestades seda, et tegelikult ju valimised tulevad ka iga nädalaga järjest ju lähemale. No, Tiit Landi väljakäimine presidendikandidaadina langes ajaliselt suhteliselt samasse perioodi siis teise olulise sündmusega ehk valitsuskoalitsiooni enamus kadumisega Riigikogu saalis. Ja Isamaa ja Keskerakonna huvides kindlasti on see, et tänase ehk siis Reformierakonna Eesti 200 agoonia kestaks võimalikult kaua, nad mingil juhul ei taha seda, et valitsus kuidagi tagasi astuks ja tekiks vajadus aga uut koalitsiooni kokku panema hakata, aga selline nii-öelda peaministri ja Reformierakonna autoriteedi jätkuv kahanemine ja surve all olek on kindlasti see, mida Isamaa ja Keskerakond tahavad hoida kuni järgmist Riigikogu valimisteni ja presidendivalimiste segadus sobib sellesse pilti väga hästi, et võib-olla jah, Isamaa jaoks ei olegi võib-olla täna esikohal see küsimus, et kes on nende poolt eelistatud presidendikandidaat, vaid esikohal on tõesti see, et arutelu nii-öelda presidendi valimiste üle käteminekule kestaks ühiskonnas väga palju. Me näeme sotsiaalmeedias ka seda, et ka siin mõned võib-olla Isamaa liikmetest aktiivsed sotsiaalmeedias kirjutajad on hakanud ka Ülle Madise suunas sellist personaalset kriitikat tegema, umbusku nagu külvama, et kindlasti on ka selle kasvu nagu oodata ja mis seal salata, eks see, et asjad nii kaugele on läinud, et Riigikogus ei suudetud erakondade vahelist kokkulepet saavutada, eks siin tulebki vaadata Reformierakonna esimehe Kristen Michali otsa, kes ka mingil põhjusel valis pigem uuesti sellise mängurluse taktika ja kuigi Reformierakonna hiljutisest kogemusest Tallinna linnas peaks ju kõigil olema meeles, kuhu see mängurlus viib ja mis selle tagajärjed on, aga näha on, et see on nii sügavalt peaministri ja tema erakonna DNA-s sees, et ka presidendivalimiste puhul sellest kuidagi mööda ei saadud. Nii et eks Reformierakond on selle segadusega ära teeninud, nendes presidendikandidaatides, kes võib-olla sellesse virvarri nüüd sisse satuvad, nendest võib personaalselt natukene nagu kahju olla, et võib-olla nii mõnigi neist saab teenimatult liiga palju pihta. No tegelikult Ülle Madise on ka ikkagi praegu juba avalikkuse ette tulnud, tõsi, väga väiksel ja vähesel moel, aga ütleme see konkreetne kiri juba Riigikogu esimehele, siis ka ütleme juba kindlad ja konkreetsed nägemused, mõtted, mis ta ise välja ütleb, et tähendab ikkagi seda, et ta on oma jah-sõna öelnud. Jah, see on nii kummaline välja, ta on kuidagi nagu veidral moel kistud presidendikandidaadiks. Ta on täpselt, ta ise ka seda kogu aeg räägib, et ma pole kellelegi midagi veel öelnud, aga nüüd ta tundub, et ta on leppinud sellega.
nojah, et enam ei jäänud nagu midagi üle, et avalikkuses pandi ka nagu surve peale, et mis sa siis teed, oled või ei ole, eks ole, aga ja ma olen Tõnisega nõus, et see selline kõige suurema erakonna, Reformierakonna loidus või mingi selline lootus, et me saame midagi paremat, midagi kuskilt välja mängida, on selle olukorraga tekitanud, mis on tõesti jälle andnud osavale mängurile Urmas Reinsalule kaardid kätte, kes saab jälle ennast näidata ja kõigiga nõuda Ülle Madisega kohtumist. Kes ei tea, Reinsalu ja Ülle Madise olid kursusekaaslased juba ülikoolis, et kui nad õigusteadust õppisid, nii et ei maksa kahtlustada, et nad ei tunne teineteist, nad olid näiteks üheaegselt, üks oli justiitsminister, teine õiguskantsler, nad on Riigikogu töös kokku puutunud ja nad tunnevad üksteist läbi lõhki, et kindlasti neil on omavahelisi vestlusi ka. Jah, aga ma ei arva ka, et ütleme selles mõttes, et ma ei maksa ka arvata, et nad on mingid väga suured sõbrad, et nii palju kui mina tean, mingit isiklikku, mingit suurt sõprust seal kõige selle juures, et nad üksteist nii läbi lõhki tunnevad, ei ole. Ja mul on natuke kahju praegu Ülle Madisest, sest mulle tundub jah, et üks asi, et Isamaa püüab siis jah, nagu Tõnis ütles, viia asja valimiskogusse ja siis teine asi on, mis ma olen kuulnud, on selline üks huvitav moment, et president esitab ka uue õiguskantsleri kandidaadi, et kui Ülle Madise peaks saama presidendiks, siis tema esitab ka uue õiguskantsleri, see tähendab, et justkui võib tekkida väga tugev liin ja ma olen aru saanud, et osa erakondi, näiteks Isamaa, kes mõtleb ennast juba uude valitsusse seal, siis nemad juba vaatavad selles loogikas, et kui sul tuleb nagu president ja kes on ka nii-öelda väga heas kontaktis ja väga heas koostöös õiguskantsleriga, et seal nemad on ju ikkagi nagu tasakaalustav jõud, kui valitsusliit peaks tegema otsuseid, kus on mingeid vaieldavusi põhiseadusega kooskõla osas, et kardetakse ka seda ja tahetakse kuidagi kokku leppida või välja pressida, et juba ette kokku leppida, kes oleks uus õiguskantsler juhul, kui Ülle Madisest peaks saama president. Et selline mäng seal veel ka lisaks sellisele üldisel mängu ilule, aga üks aspekt veel, et vaadake, kui sarnaselt käituvad ja mis sõnumeid annavad Isamaa ja Keskerakond, et ma vaatan pärast seda, kui nad Reinsalu ja Kõlvart Tallinnas koalitsiooni tegid, et nad on nii kokku kasvanud, et isegi nagu visatakse nalja juba, et ongi üks uus arvamusliider Eestis, Reinsalu Kõlvart, et ongi selline uus tegelane laval, et täiesti, et katsuge meenutada, kus erinesid Isamaa ja Keskerakonna seisukohad viimati. Kuude viis ei ole mitte midagi. Reinsalu ja Kõlvart räägivad nagu, et seal on näha ikkagi ka omavaheline selline väga tugev koordinatsioon, kogu aeg lepivad sõnumeid kokku, et teevad selgelt nagu koostööd. Et see on, ma arvan, huvitav jälgida. Aga mis saab teistest kandidaatidest, sest tegelikult neid oli ju päris palju. Riho Ühtegi tõsi loobus tervislikel põhjustel. Maive Rutte tahab kõigiga debateerida, keegi tahab temaga debateerida. Arvamusfestivalil jäi seal üksi ringi kurva raaga, see vabandus mitte üksi, vaid koos abikaasaga, aga keegi ei taha debateerida. Oli ju veel Indrek Laul, kellest me siin juba rääkisime mõned saated tagasi, kes oli üks esimestest, kes välja käidi, kuidagi ka ära kadunud, vajunud, ei ole ka temale enam midagi nagu kaasa rääkida. Nüüd tõesti see uue inimesena Tiit Land on see, kelle üle siis rohkem siin ikkagi polemiseeritakse, kelle üle rohkem ikkagi räägitakse. Kas siis, ütleme, teised võivad ennast rahulikult juba nii-öelda kokku pakkida või? Oligi nagu väikest loodi ja tehti väikest poliitilist furoori ja aitab küll, oli mis oli. Tiitlandi puhul on huvitav see, et ta on üsna vähe jõudnud intervjuusid anda. Ühes hiljutises intervjuus, kui talt küsiti tema maailmavaate kohta, ütles, et ta on rohkem liberaal, et mõnes küsimuses võib-olla ka veidike konservatiiv, aga pigem jagab liberaalset maailmavaadet, et see on muidugi huvitav kokkusattumus olukorras, kus võib-olla tema kandidatuuri täna erakondlikult tasandilt hakkavad rohkem tagant tõukama ja Isamaa ja Keskerakond. Aga nagu me ka siin saates oleme rääkinud, et Riigikogu tasandil presidendi
kandidaatide esitamine ja kandidaatide osas kokkuleppimine see on puhtalt erakondade vaheline kokkulepe. Ehk ühiskonnas iseenesest on ju see tore, et siin erinevad inimesed tulevad avalikkuse, ütlevad, et olen siin juba aastaid mõelnud, et minus on veidikene presidenti peidus, et ei ole paha, kui avalikkus seda teada saab, aga reaalselt meil on väga erakondlik ikkagi poliitiline süsteem ja hea, et ta selline on. Ehk ka nii Riigikogus kui tegelikult ka valijameeste kogus reaalse kandidaadi nii esitamiseks kui ka valituks osutumiseks on vaja erakondade vahelist kokkulepet. Et nii-öelda lihtsalt sellised ühiskondlikud tuntud inimesed, kellel erakondlikku seljatagust ei ole, neid inimesi presidendiks ei valita. Ja kui me vaatame varasemaid presidendivalimisi, siis meil on olnud ju ka neid kogemusi, kus erakonnad on esitanud presidendikandidaatideks ka tegevpoliitikas osalenud inimesi. Et seekord on kuidagi läinud see asi väga teise serva, ehk ma olen ka vaadanud siin nagu mitmeid kommentaare ja mida on esile toodud, et öeldud, et jah, et selle kandidaadi tugevus on see, et tal puudub poliitiline taust. Et ma ei ole sugugi sellega nõus, et see kandidaadi tugevus on, et Eesti on parlamentaarne riik, meil on parlamendis poliitika teostamine on erakondade monopol, väga keeruline on presidendina toime tulla, kui sa seda süsteemi üldse ei jaga. Et ma pigem loodan, et võib-olla me tuleme sellest nii-öelda erakonna põlguse faasist nagu välja ja minul ei oleks midagi selle vastu, kui ühel hetkel Eesti presidendiks saab inimene, kes on olnud ka tegevpoliitikas. Et kui me vaatame siin Soomet näiteks, meie naaberriiki, siis seal on see edukalt niimoodi toiminud aastakümneid. Presidendiks saanud inimesed on väga edukalt suutnud eristada oma varasema parteipoliitiku ja nii-öelda riiki ühendava presidendi rolli ja selles osas ei ole olnud ka selliseid erakondlikke nagu hirme, et mis siis imelikku juhtuma hakkab, kui teisest erakonnas poliitikat teinud inimene ühel hetkel nagu presidendiks saab, et ma jah pigem loodan, et me saame sellest erakonna pelguse lastehaigusest üle. Ja minu Soomes vist, ma ei tea, minu teadliku elu jooksul ei olegi mitte poliitilist presidenti olnud, et sellist kõik on mingi parteilise taustaga. Läti praegune president on ka tugeva poliitilise taustaga, erakondliku taustaga, et selles mõttes miks mitte, parem lasta olla ühe erakonna taustaga, aga ta saab poliitikast aru, kui see, et ta tuleb päris väljast. Et mis oli, ma ütlen, Karise tugevus see, et jah, tal oli ka selline ülikoolide taust, aga ta töötas ikkagi vahepeal 5 aastat riigikontrolörina ja riigikontrolör ja õiguskantsler osalevad alati valitsuse istungitel ja kui sa ikkagi 5 aastat kuulad seal, kuidas ministrid omavahel vaidlevad, arutavad, sa saad sellest poliitilisest mängust aru, mis toimub. Erakondade omavahelised seal võitlused nii edasi. Et sa lähed selle sisse, õiguskantsleril on samasugune eelis, aga kui inimene tõesti tuleb nagu päris kõrvalt ja ta selles poliitikas üldse ei ole sees olnud, siis jah, tugevus see nüüd küll ei ole, et pigem on siis väga palju vaja kuskilt õppida ja omandada kiiresti. No laupäeval 8. augustil oli mul ka au väisata Paides toimunud arvamusfestivali, kus siis ikkagi, ma saan aru, ka teie kohal olite. Aga oli kohal seal ka laupäeva õhtul peaminister Kristen Michal ja jalutas abikaasaga linna peal ja ma liitusin selle puntiga. Turvamehed ei ajanud mind eemale ja siis jalutasime Kristen Michaliga just sinna samasse arvamusfestivali platsi poole mööda Paide kesklinna ja ajasime natukene juttu ja siis ma uurisin ta käest, et millal siis saab ikkagi Eesti riik lõpuks ikkagi selgeks, kes meil siis tulevaseks presidendiks saab, et tuleks ju see otsus ometigi ära teha. Ta naeratas mulle kergelt ja vastas, et neljapäeval, siis ta tuleb tööle 13. augustil ehk täna, kui me salvestame seda samat taskuraadiot, siis peaks ta selle otsuse nagu tegema. Aga vaene vist mees ei näinud ette ühte väga olulist asja, mis juhtus mõni päev hiljem, kus erakonnakaaslane Meelis Kiili järsku ütles, et sõbrad, aitab mulle sellest erakonnast.
ja siis teine protsess, mis natukene varem hakkas eskaleeruma, oli Eesti 200-st tuli ära ju tegelikult väga hea julgeolekuekspert, kaitseküsimustest kindlasti alati sõnavõttev ja seda sisu teadev Kalev Stoicescu. See on nüüd loonud, ütleme, hoopis uue sellise dimensiooni Riigikogus ja kogu valitsuses. Mis see siis lõpuks nagu tähendab, kas see tuli näiteks, ütleme ka peaministrile, kuidas Siim sa arvad, üllatusena, sest mulle tundus, et ta oli suhteliselt rõõsa ja rahulik, aga ta on tipp-poliitik ja ta peabki ennast rahulikuna eksponeerima. No see oli ilmselge, et see ühel hetkel juhtub, ka meie siin Tõnisega ennustasime seda jälle ette, et sügiseks on koalitsioon enamuse kaotanud ja sügis, enne Riigikogu kogunemist see ära toimuski. Ja inimlikult vaata sa ikka seda ebameeldivat sündmust, et kuigi sulle mõistus ütleb, et ilmselt see juhtub, siis ikkagi sa soovid mõelda, et seni pole juhtunud ja ehk ikkagi läheb hästi. Et eks ta lootis, et see lükkub veel edasi, aga tuli ära. Aga see on muidugi märgiline, et valitsusliit kukkus alla poole ehk siis 50 saadiku peale. Aga kindlasti on seal inimesi veel. Võiksime natuke arutada, kes veel kus. Aga palun. aga ma tahaks enne seda öelda, et ma olen suhteliselt veendunud, et Urmas Reinsalu on ka Isamaale seal kedagi ära rääkinud ja kellelegi midagi lubanud ja midagi kokku leppinud. Aga nagu me oleme siin arutanud, siis need opositsioonierakondade huvides, ma mõtlen parlamendi opositsioonierakondade huvides, ei ole laviin. Et nende huvides on see, et tilguks, nagu enne ka Tõnis rääkis, et siuke vaikne piin, et kogu aeg siuke agoonia. Et kui praegu tuleks laviin, nagu hästi palju läheks valitsusliidust ära, siis võib tekkida nagu uus olukord ka Reformierakonna jaoks, kes saab midagi ümber mängida, kuidagi öelda, et nemad ei vastuta millegi eest enam. Aga ma arvan, just tilgutatakse niimoodi, et praegu hoitakse, et ilmselt üle selle 2 hetkel midagi ei juhtugi, et 2 tükki läks ja siis nüüd võib-olla mõne aja pärast jälle keegi kolksti kukub ja veel keegi kuskil millalgi kolksti kukub. Ma arvan, et see protsess jätkub. Aga teine asi on see, et siin nüüd ajakirjandus on hakanud rääkima nimedest nagu Hanah Lahe, Maido Ruusmann. Ja seal oli veel. Lahet kindlasti tõmbabki sotside poole tugevalt, seal on ka isiklik hea läbisaamine ja aga mulle tundub, nagu kui ma vaatan seda Maido Ruusmanni juttu, siis mulle tundub natuke ka, et see on muutumas võib-olla ka Reformierakonna sees selliseks väljapressimise tööriistaks. Jah, pigem, ma olen suga nõus, pigem küll. Ja vaata, kui te siin mind ikka ei hinda, et mulle siin kõrget kohta järgmine kord ei anna nimekirjas, siis võib-olla niimoodi hoopis mõtlen siin, et mulle tundub, et ka seda mängu on seal nende kandidaatide puhul selgelt. Seda on hea mängida praegu. Jah, et seal siis ma kujutan ette, kui jälle loeb Kristen Michal ajalehest Maido Ruusmanni kommentaari, siis värisevate kätega valib kiiresti Maidole telefoninumbri, et kuule, kus on siis, mis on siis nüüd niimoodi selmes. Mida sa tahad siis lõpuks, ütle ära. Mis siis on, jah. Et mulle tundub seda mängu on ka, aga ma arvan, see Hanah Lahe asi on tõsine, ma arvan, et Sõerdi teema on tõsine, aga ma arvan, et seal on neid veel, et Reformierakonna fraktsioon, tuletan meelde, oli mitte fraktsioon 37 liiget, lisaks nendega liitunud veel 39 inimest Riigikogus ainuüksi, 39. Et nüüd 38, siis sealt on võtta küll ja küll. Meelis Kiili on öelnud ikka, ta jääb sinna aknaaluseks, et ehk siis sinna fraktsioonita parlamendi liikmete. Sahistatakse Keskerakonnast. Vot nii. Aga Reformierakond jättis ta ikkagi komisjoni alles. Eesti 200 Stoicescu tõstis sealt ära. Kas see tähendab, et antakse ikkagi natukene nagu väikest sellist mõtteaega? Minu arust Eesti 200 käitumine oli väga ebaküps. Sul on ju Riigikogus on komisjonid, kus sul on vaja nagu eelnõusid läbi lükata, kus sul on selle enamuse säilitamine ülioluline. Rahanduskomisjon, seal õiguskomisjon. Asendanud kellegi teisega sealt siis, kes on ikkagi nii-öelda partei. Ei, ja vaata, kui sa viid, ütleme, et Eesti 200 tegi selle sammu, eks ole, et ta tõi nüüd Toomas Uibo esimehe asemel Stoicescu, aga kokkuvõttes Uibo oli ju kuskil mujal komisjonis vajalik seni. Sa pead ju mängima, et sa kaotad, kui sul jääb kontrolli vähemaks ja sul jääb vähemaks võimalust neid Riigikogu komisjone kontrollida,
siis sa pead vaatama, et sa kontrolliksid olulisi komisjone. Selles mõttes, muidugi loomulikult on riigikaitsekomisjon Eesti jaoks oluline, aga poliitmängudes ta üldiselt ei ole väga oluline omada kontrolli, ütleme, koalitsiooni ülekaalu just riigikaitsekomisjonis. Sul on teised komisjonid olulisemad. Et ma arvan, selles mõttes Kristen Michal talitas palju küpsemalt, et ole seal, ole head, võib-olla toetad siin eelarvet, kindlasti nii, oligi selliseid kokkuleppeid veel teha, aga jätame sulle su positsiooni, tähendab, ole seal, kus sa olla tahad, eks ole. Et mulle tundub, et Eesti 200 samm oli pigem ajendatud sellest, et see Stoicescu kiirelt minema lüüa komisjoni esimehe kohalt, mis tähendab ka muide ka palgakaotust mingil määral. Et see oli ajendatud pigem sellest, et hirmutada teisi. Et vaadake, kui lähete, siis karistus järgneb silmapilkselt. Et ma arvan pigem see, ütleme sellise Riigikogu töö seisukohast, et valitsusliit seal kontrolliks asju, oli see väga rumal otsus. Eks nende erakondade positsioon on ju ka veidi erinev, et Reformierakonna puhul, kes on väga tugevalt toetust kaotanud, seda küsimust, et nad järgmises Riigikogus ei oleks, täna päevakorral ei ole, et erakonnana nad jäävad kindlasti alles. Pigem on küsimus Kristen Michalil personaalselt, et kas ta suudab Reformierakonna juhina järgmiste Riigikogu valimisteni vastu pidada, kas ta suudab seda vastu pidada Stenbocki majas, eks ju, ja kui palju ta selle kõige käigus kannatada saab, et tõenäoliselt Kristen ka kogenud inimesena seda poolt vähemasti selliste poliitmängude osavaiva mängijana seda poolt tajub nagu hästi, et ta üritab nii-öelda enda sellist seda damage kontrolli teha või siis nii-öelda oma jalgealust kindlustada, et see varing võimalikult väikse kahjuga temale isiklikult oleks, ja seetõttu ma arvan, et tema pigem üritab selliseid diile teha, et see nii-öelda häälte baas võimalikult lai oleks. Ja Michal ju ise ka isiklikult vestles pikalt Stoicescuga, püüdes nagu ikkagi nagu suhteid hoida. See oli huvitav jah, et Stoicescuga vestes, siis ma arvan, et 2 erakonnajuhti, nii Kristina Kallas kui Michal. Eesti 200 puhul on ju pilt hoopis teine, et sealt on vist Irja Lutsar on teatanud, et tema ei kandideeri. Kui me Eesti 200 fraktsiooni hakkame vaatama, siis üldse vaatame Eesti 200 nimekirja, Kalev Stoicescu lahkumine Eesti 200-st on toonud nüüd kaasa järjekordse lahkumiste laine Eesti 200 liikmeskonnast, et neid liikmeid on sealt viimase nädala jooksul päris mitu välja astunud. Eesti 200 liikmeskond on vist langenud sinna 580 peale, tuletame meelde, et erakonna registreerimiseks vajalik liikmete arv on 500 inimest. Et kui Kristina Kallasel on, mida nad on välja öelnud, et nad kindlasti tahavad minna oma nimekirjaga järgmistele Riigikogu valimistele, et siis hakkab tekkima juba mitte ainult see küsimus, et kas neil üldse on mingi šanss järgmisesse parlamenti jõuda, vaid kellest nad oma nimekirja kokku panevad. Kes on need 125 inimest, kes Eesti 200 nimekirjas oleks valmis kandideerima, et nad ei pruugi enam ka enda liikmete seast isegi kandidaate nagu leida. Et ma arvan, et Eesti 200 juhtkonnas tegeletakse täna sellise tasandi küsimustega. No tegelikult me rääkisime siin Reformierakonna lahkujatest, aga tegelikult on ju, lisaks Toomas Uibo, võib-olla, ma ei oska praegu öelda, aga mulle kangesti tundub, et ta võib-olla ka tahab loobuda üldse, poliitikast, aga mine sa tea, aga on ju tegelikult ministrid ju, Igor Taro, Hendrik Johannes Terras on ju, kes kindlasti tahaks jätkata. Millal see otsus võib siis tulla? Kas seda ikkagi venitatakse viimase hetkeni välja, et ootame ära mingisuguse teatud plõksu või kuidas siin nemad võiksid toimida? Selgelt ma usun, et selleks, et edasi minna, nad Eesti 200-ga seda teha ei tahaks. Avalik saladus, et Terras on Reformierakonnaga läbi rääkinud, aga selles mõttes võib-olla see oli nutikas käik ta ministriks panna, et kuidas sa nagu ministritoolilt nagu lahkud erakonnast, et see peab nagu väga hästi põhjendatud ja selge samm olema, et
seda lihtsalt ei saa teha praegu. Arutletakse ka selle üle, kas Liisa Pakosta jätkab. Täpselt, Liisa Pakosta ka loomulikult, Et palju on ikkagi ka Taro 200 fraktsioonis sellist, ütleme siis niimoodi, et Margust Tsahkna sõpruskonda või talle nagu pikaaegselt nagu väga hästi tuttavaid ja lähedasi inimesi. Et nendel on nagu keeruline kuidagi üksi kuhugi minna, aga ma ei välistaks nagu midagi. Ja tegelikult Lauri Hussar, Riigikogu esimees jääb ka veel üle ju. Tema tahaks kindlasti ka ikkagi särada veel pildil edasi. Jah, ja ma arvan nagu elukord on keeruline. Vaadates, kuidas Igor Taro oma tööd on teinud, et seal siseministri kohal, ma arvan, et võib-olla muidugi on selline erakond Eestis, kes ma arvan võtaks kõiki seda laadi inimesi kahel käel vastu. Taro puhul ma isegi tea, aga üldiselt kõiki selliseid eesti emakeelega poliitikuid võtaks hea meelega vastu Keskerakond, kellel on tohutu puudus just tuntud eestikeelsetest tugevatest inimestest aga muidugi Taro on selles mõttes erand, et kuna Taro on siin välja tulnud küll selle erinevate algatustega, ütleme siis nii, seal Vene piiri osas ja nii, et ma ei tea, kas Taro on selline, keda Keskerakond tahaks. Eks seal on kindlasti mõningad Eesti 200 ju poliitikud, kelle puhul võib-olla see Eesti 200 märk on nagu väga tugev, aga ma arvan, et ka lisaks Keskerakonnale tegelikult Urmas Reinsalu Urmas Reinsalu Isamaa juhina võtaks Isamaa nimekirja ja ma arvan, päris hea meelega inimesi täna Eesti 200 fraktsioonist ja Reformierakonna fraktsioonist, kuigi ta avalikult ju üritab kehastuda seda nagu muutust ja kõige suuremat vastuseisu, öeldes valijatele, et kui te tahate Reformierakonna Eesti 200 minema pühkida, et siis valige Isamaad, ütleme, eks. Tegelikult ta sisimas on neid läbirääkimisi pidanud päris paljude Reformierakonna Eesti 200 poliitikutega, ma arvan, 10 kaupa ettepanekuid on nagu tehtud ja Urmas Reinsalu põhjus on väga pragmaatiline, sellepärast, et Isamaa, kui ta mõtleb täna selle peale, et Isamaa on potentsiaal võita järgmised valimised, hakata nagu valitsust moodustama, siis kes on see seltskond, kes tal Isamaa nimekirjast järgmisesse nagu parlamenti tuleb. Ja Urmas Reinsalu kindlasti kardab seda, et kui seal võtavad domineerivalt koha sisse Lea Danilson-Järg, paljud Parvel Pruunsilla mõttekaaslased, Riina Solman ja tema mõttekaaslased, et selle seltskonnaga valitsust juhtida on see on niisugune nagu surmasõlm, ütleme, eks ju, Urmas Reinsalule. Et palju lihtsam oleks, kui seal fraktsioonis istuksid Peeter Talid ja ka noorem Terras ja nii edasi, et sellise personaliga Urmas saaks hakkama nagu kalavees. Aga ometegi näiteks viimased töövõidud Reformierakonna rindelt kõnelevad seda, et suutsid ära meelitada sellise tuntud Ukraina muusiku, kes Eestis pikalt elanud, Ruslan Drošinski. Ja seda nad praegu vägagi laialdaselt ju näitavad ja propageerivad. Kuidas ja miks see juhtus? Minul oli see väga suur üllatus, et ma oleks ka juhul, kui ikkagi pakkunud kuidagi nagu Isamaa poole vaadatuna tema kohta. Ilmselt ikkagi poliitika kauge inimene ja täpselt ei saa aru, mis protsessid seal toimivad, aga Reformierakonnale palju õnne, see on hädavajalik hapnik praegu, uudis praegu Reformierakonnale, et selles mõttes kõva sõna, neil läks selles tublid. Aga Kristina Kallasest oli juttu, aga tundub, et erakonna esimees tahab veel rohkem erakonnal ikkagi hapnikku kinni keerata, kui Drošinski neile Reformierakonnal on hapnik, siis Kristina Kallas tundub, et jah, tõepoolest põrutab ikkagi täie rauaga, et erakonda põhja viia ja see tuleneb ikkagi, minu väide tuleneb sellest, mida ta siis ütles Arvamusfestivalil välja ja seda siis erakonna esimeeste debatil, kus ta siis teatas täie tõsidusega, et tuleb Eestis ikkagi hakata propageerima või käivele võtta kinnisvaramaks. Jah, seda tõesti väikeste mööndustega, et tööjõumaksude siis vähendamise põhjal, kui ma nüüd majanduskaugi inimesena sellest täpselt siin formuleerin seda. Aga see põhjustas tõepoolest ka siin praegu väga suure resonantsi ja seda on nüüd aasitud ja tehtud ja materdatud ikkagi päris tõsiselt, absoluutselt see selline
no kõige valem aeg, kui sa sellise asjaga välja tuled just sellise partei esimehena, millel absoluutselt sellist, nagu ütleme, toetust praktiliselt pole. No, ja ka laiemalt ikkagi Kristina Kallas on ju valitsuse liige, ta on ühe-kahe valitsusparteist juht, et kui meil on siin peaminister üritanud mõnda aega tagasi rääkida, et maksufestival on nagu läbi, siis tundub, et noh, seda ta vist ei ole oma valitsuse ministreid suutnud siiamaani lauga läbi helistada, sellepärast et meenutame, et siin mõned mitte väga hiljuti tahtis Karmen Joller makse tõsta ja uusi makse kehtestada, nüüd siis nagu Kristina Kallas, et noh, kui ütleme Lauri Läänemets või keegi Riigikogu liikmetest opositsioonist või lihtliikmetest mingisuguse sellise mõttevallatusega esineb, siis vaadatakse seda ühtemoodi, aga noh, istuva valitsuse ministri suust jutt uute maksude kehtestamisest, ükskõik mis see taust on, et kas maksukoormus kuidagi ümber jagada maksude vahel, aga lihtsalt jutt sellest, et me jälle tuleme välja mõttega mingit uut maksukoormust kehtestama hakata. Olukorras, kus meie majandus on sisuliselt olnud aastaid koomas, investeeringud on jätkuvalt nagu languses, kui me vaatame siin esimese poolaasta statistikat, sellepärast et ettevõtjad ei julge investeerida, sest nad ei tea, mis homme jälle nagu vastu vaatab. Et tulla sellises olukorras lihtsalt nagu välja jutuga, et oi, et võib-olla kehtestaks nüüd järgmisena kinnisvaramaksu. Et noh, see on lihtsalt nagu mitte ainult läbimõtlematu, vaid see on täiesti süüdimatu käitumine valitsuse liikme poolt. Et noh, kas tõesti on nagu eesmärk nii-öelda nagu majandus nagu täiesti nagu koomasse lasta, võtta ettevõtjatelt ära nagu igasugune soov mingeid investeeringuid teha, lüüa ka eraisikute vaikselt võib-olla taastuma hakkav nii-öelda tarbimiskindlus nagu tagasi. No kes see tahab mingit kinnisvarainvesteeringut tegema hakata, kui sul on minister teatab, et me hakkame seda kohe järgmine päev nagu maksustama, eks ju. Et sa ju loogiliselt võttes nagu mõtled, et milleks mulle seda järgmist jama vaja on, kui ma ei tea, millised kulud mulle sellega kaasnema hakkavad. Et noh, täiesti süüdimatu käitumine Kristina Kallase poolt. Ja noh, teine asi ka, et kui me vaatame nagu laiemat tausta, kogu see jutt sinna juurde, et noh, mida tuleb siin ka erinevatest mõttekodade, riigipalgaliste riigi poolt finantseeritud mõttekodade ekspertide poolt on räägitud, et Eestis peaks olema rohkem nagu varamaks, et ma soovitan vaadata statistikat, et kui me vaatame majapidamiste netovara väärtust, siis Eesti on meil on see varajõukus küll kasvanud siin viimase 10-15 aasta jooksul, me oleme väga kaugel maas Põhja-Euroopast, teistest nagu Lääne-Euroopa riikidest. Et meie probleem ei ole nagu selles, et meil oleks justkui jäetakse nagu mulje, et meil on tekkinud nagu väga palju inimesi, kellel on palju nagu jõukust, et sealt annaks nagu midagi nagu ära võtta. Et vastupidi, meil on jõukust vähe. Et meie kõrval on Põhja-Euroopa, mis on maailma üks kõige rikkamaid riike. Kui me vaatame kõige tunnustatumat maailma Wealth-raportit, siis Eesti ei mahu seal 30 jõukama riigi sekka. Meie põhiline ülesanne ei ole mitte vara maksustama hakata, vaid inimeste varajõukust nagu kasvatada. Et inimestel oleks tegelikult varanduslik tagala olemas, mille põhjal oma elu planeerida, oma investeeringuid teha, mis tagaks meie majanduse nagu kindluse. Et see on asi, millega poliitikud peaksid tegelema. Ja kinnisvaramaksu, tõesti ta paljudes riikides on ja ikka seda põhjendatakse, et küll siis tehakse räämas majad korda, või müüakse ühesõnaga, kellel ei ole vaja mingit kinnisvara, siis ta müüb selle ära, sest muidu ta lihtsalt maksab tühja, on ju. Noh, ma arvan, et tegelikult põhjused on ikkagi, esiteks see, et see maks, mida on hea lihtne koguda, maja ei ole võimalik varjata või seda maatükki ei ole võimalik varjata, kui ta sul on, siis on. Ja teine asi, et ta ka rõhub sellisele, poliitikutel hea kehtestada, ta rõhub jälle sellisele inimliku kadeduse momendile, et vaatan, et see elab sellises toredas majas, lähed maksame. Aga reaalselt, mida see maks tähendab, ma arvan, paljud inimesed ei olegi endale seda lõpuni mõelnud, et sa võtad, näed vaeva, teed ise tööd, paned raha sisse, teed endal oma vara korda, ja siis tuleb maksuametnik, vaatab, hindab ära ja paneb sulle karistuseks, hakkab sult võtma rohkem raha selle eest. Raha, mida sul ei pruugi vaba rahana üldse olemas ollagi. Aga sa lihtsalt oled oma viimased pennid pannud ja oma isikliku töö ja vaeva selle maja korda tegemisse
ja siis lihtsalt hinnatakse seda kallimaks. Selles mõttes minu arust maamaks on oma olemuselt palju parem, et kui sul on maatükk selles kohas, siis arusaadav, kallimas kohas kõrgem maks, aga see kinnisvaramaks on eriti valus ja ebaõiglane, et ta karistab nagu inimeste tööd ja investeerimist, et ma loodan, et Eestis sellisel kujul kinnisvaramaksu kunagi ei tule, aga Kristina Kallasel minu arust tal lihtsalt puudub igasugune poliitiline kuulmine, et ta ei saa aru, mida millal kus öelda sobib ja kus mitte. Aga seesama ikkagi maamaks on ka ju ikkagi reformimisel, olgem ausad, ja sellest on see kasvab kiiresti. See väga vähe on sellest räägitud ja see on uus teema, mis tegelikult praegu on ikkagi kalevi all veel. Ja ei ole veel täpselt sellised protsessireeglid selged, aga vähemasti nii palju, kui on läinud Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumist välja seda samat, ütleme siis käsku või suuniseid, siis see paneb ikkagi veel suurema koormise. See oli see maksufestivali tipphetk, kui rahandusminister oli Mart Võrklaev ja oma arust nad olid seal valitsuses kole kavalad, Reformierakond, et nad lükkasid selle maksu küsimise nagu omavalitsusele, et see on omavalitsuse otsus, aga sisuliselt anti omavalitsusele vabad käed kasvu surnuks maksustada, et väga inetu trikk, mis nad tegid, sest algselt oli idee see, et me seame maamaksu suuruse vastavusse selle piirkonna maa hinnaga, mis on okei, mis on arusaadav, aga siis oli selge, et sealt võib teha väga järskusid tõususid ja siis selleks tehti ühiskond tegelikult üle kõigi erakondade kokkuleppe tookord, et on see pidurdatud, et see on lagi peal, kui palju sa aastas saad seda maamaksu tõsta ja nüüd selle Võrklaeva ajal võeti see lagi pealt ära. No ega ministrid, mis siin salata, otsivad praegu ikkagi võimalusi riigieelarve arutelud, aga on meil ukse ees, aga me ei ole puudutanud seoses selle kõige eelneva jutuga veel ühte väga, väga olulist teemat, see on vähemusvalitsus. Millegipärast see ei ole kõneks. Miks? Kas tõepoolest see oleks praegu ikkagi vale otsus? Just nende samade Riigikogu liikmetega äraliikumisega. No eks see teema tuleb teravamalt pilti siis, kui Riigikogu oma sügisistungile koguneb. Reformierakond on siin juba vaikselt hakanud kommunikatsiooni tegema ja väitma, et nad ei kavatse alluda riigieelarve hääletusele väljapressimisele, aga arvatakse, tegelikkus saab olema midagi muud. Reformierakonna ministrite käitumisest on pigem näha olnud see, et nad on ikkagi tükk aega nagu ette valmistanud selleks, et minna jälle sellist jõuluvana eelarvet Riigikogule esitama ja nüüd olukorras, kus valitsuskoalitsioonil enam häälteenamust ei ole, siis on ju selge, et neid jõuluvanasid istub seal Riigikogu saalis oluliselt rohkem ja eks siis on vaja hakata seda jõuluvanade vahelist kokkulepet tegema, ehk ma arvan, et nii-öelda Eesti riigi rahanduse ja Eesti majanduse seisukohalt see olukord saab muidugi väga kole olema, et tõenäoliselt, kui me mõtleme, et kui seal Michal läheb, siis ma ei tea, sotsidega mingisugust kokkulepet tegema, et neilt hääli saada riigieelarve läbipanemiseks, siis see põnts, mis sellest tegelikult nagu riigi rahandusele tuleb, see saab olema päris karm. Et seletan siis lihtsalt lahti, et tegelikult olukord on siis praegu selline, kus riigieelarve on vastu vaja võtta, algselt oli ikkagi plaan omad mingisugused jutupunktid ja vajadused sinna sisse kirjutada, nüüd enam seda teha ei saa, selleks, et Riigikogu seda hääletaks, on ju vaja ikkagi hääli sinna, et see ka läbi läheks, siis minnakse Isamaa juurde, Isamaa ütleb, et paneme siia veel 300 miljonit, meil oleks vaja see asi korda ajada, sotsiaaldemokraadid ka nii, võib-olla veel mingisugused lepped, et see tähendab veel hullemat survet kogu Eesti riigi rahandusele ja kogu majandusele. On see niimoodi lihtsalt selgeks tehtud? Ja ma hiljaaegu kirjutasin Delfis ühe artikli, kus ma kirjeldasin seda, et Eestil oleks kõige parem, kui üldse see Riigikogu enam seda järgmise aasta eelarvet vastu ei võtakski, et siis põhiseaduse järgi rakendub see, et kulutada saab järgmistel kuudel
uuel aastal ainult sama palju kui sellel aastal, sest muidu see väljapressimise asi läheb lihtsalt täiesti aga kuidas seda tehniliselt oleks võimalik, lihtsalt keegi kui ei võta vastu, siis aga ma olen kahjuks suhteliselt veendunud, et võtavad vastu ja allutakse väljapressimistele, küsitakse jah, muide Eestis räägitakse katuserahadest, Soomes on ka analoogne süsteem, et osa raha jäetakse parlamendi liikmetele otsustada, seal on küll kokkulepe, et erakonnad peavad selle ühiselt kokku leppima, et iga erakond saab küll teha ettepanekud, aga koos nagu otsustatakse, et ei ole päris nii, et võta, siin on sinu miljon, on ju piltlikult öeldes, aga huvitav on see, et Soomes seda nimetatakse tõesti jõulukingi rahaks. Nii. Et ongi selline nimi kohe seal, ütleme poliitilises slängis. Tõnis siin umbes samasuguse alternatiivi tõi välja juba. Et aga küsimus ei ole isegi ka ainult veel eelarves, seal on neid muid seaduseelnõusid veel, ka seaduseelnõusid, mis vajavad Riigikogu koosseisu enamust ehk 51 häält, mida neil ilmselgelt ei ole. Aga jah, kõige olulisem on eelarve, et nad seal nende väljapressimisega väga suurt kahju ei tee Eesti riigile ja ma kardan, et teevad. Jah, et seal võib väga, väga halbu üllatusi tulla ja näiteks ütleme praegu on juba siin ju kuulda hääli. Minister Terras näiteks siin mõned päevad tagasi nõudis 4,8 miljonit kütuse kompensatsiooniks kogu ühistranspordi. Mis võib ka selles mõttes tõsi olla. Hakkab tulema päästjad, õpetajad, politseinikud, tuleb see kõik jälle. Et võib ju arvata, et kui varasemalt need, mõtleme siis nagu seal tõesti erinevad ka nagu avaliku sektori ametiühingud, et kui nad varem nii-öelda oli nende plaan võib-olla teha mõni väike plakatiring Stenbocki maja ees, siis nüüd on see ring ju oluliselt nii-öelda võimaluste rohkem, et lähed ka mõne opositsioonierakonna juurde ja ütled, et näete, teeme sellise diili, ütleme, eks ju, teie saate võidu, et toetate siin kangesti õpetajaid ja meie organisatsioon toetab teid valimistel. Toetab teid valimistel ja siis see on see nii-öelda eelarve läbimineku hind, ütleme, eks ju, et selliseid koledusi hakkab tulema ja eks seda meeleolu näitab, et Isamaa aseesimees vist Riina Solman on siin hiljuti kuskil ühe samas mingil teemal välja öelnud, et kõiki tahaks toetada. Et see meeleolu on, ma arvan, ikkagi valdav, mida me nägema hakkame kahjuks. Mõnedest faktidest, asjadest ka, mida siin on välja käidud, sotsiaalminister Karmen Joller on siin teinud ettepanekuid, kuidas reformida ja parandada Tervisekassa olukorda. Üks selline võimalik lahendus oleks see, et hakata järk-järgult laste raviarveid riigi poolt kinni maksma, teadupärast sinna kuni 19 eluaastani on see ikkagi olnud kogu ravisüsteemi enda kanda. Haigekassa tulud väheneb ju tegelikult ka inimeste arv, kes sotsiaalmaksu sellisel moel maksavad, et lihtsalt meil ei ole nagu võimalik enam midagi teha ja sellega peetakse üleval kogu meie meditsiinisüsteemi. Tõsi, ta on selle ettepaneku tagasi võtnud, aga ometigi ta laual ju on. Laual ta oli, et ERR-i eks see pole ilmselt kuskil laua alla pandud, aga ta võib uuesti lauale tulla. Ma arvan, et mulle tundub, et kuna see vist ei ole ka esmakordne selline mõte olnud, et sama mõte on laua all käinud ka sotsiaalminister Riina Sikkuti, ehk siis sotsiaaldemokraatide poolt, siis mulle tundub, et ilmselt Sotsiaalministeeriumi ametkonnas, mis on tihti ka üsna nagu ideoloogiliselt meelestatud, on see mõte kogu aeg laua peale, siis otsitakse lihtsalt, kui tuleb uus minister, vaadatakse, et kas see nüüd see uus minister läheb ka jälle nagu konksu otsa ja viib paberid valitsusse. Aga sisuliselt mida siis välja pakuti, ehk ettepanek oli siis see, et kuna väidetavalt Tervisekassa ei saa hakkama siis ainult nii-öelda sotsiaalmaksust raekuva rahaga, et oleks vaja nagu teha täiendavaid riigieelarvelisi eraldisi, et siis noorte alla siis 19-aastaste ravikulude eest hakkaks riik tegema siis nii-öelda sihtotstarbelisi eraldisi Tervisekassasse siin 2029. aastal ettepaneku kohaselt 51 miljonit ja siis kasvaks 2032. aastaks 109 miljoni peale. Et siin on, siin luuakse tegelikult sellist kummalist nagu narratiivi, et kui nüüd nii-öelda
töötajate palkadelt kogutavast sotsiaalmaksu osast ei piisa Tervisekassa finantseerimiseks, et siis on olemas kuskil mingisugune müstiline riigiraha, kust on võimalik lihtsalt nii-öelda nagu automaadist rahulikult nagu välja võtta, et sellega lahendame Tervisekassa probleemi kohe ära, et võtame riigist raha juurde. Aga ma küsiks, et kus sinna riigieelarvesse see raha siis tuleb, ütleme, eks ju. Ehk tegelikult selliste ettepanekutega luuakse survet täiendavateks maksutõusudeks, uute maksude kehtestamiseks, mis on selline puhas sotsialistlik agenda, mida sotsid on siin aastast aastasse nagu ajanud ja väga, tegelikult on väga kole, et Reformierakonna minister sellisele paberile enda allkirja nagu alla pani, et see näitab just seda, mis nagu Reformierakonnas on nagu juhtunud. Teine asi, mis Karmen Jolleri ettepanekutes siis välja luges, et toodi just esile seda, et noorte seas on Eestis kõrge tööpuudus, et seetõttu noorte pealt laekubki tegelikult vähem sotsiaalmaksu, et üllatus, aga tõepoolest see nii ongi, et vaatasin statistikast järgi, et Eestis on tõesti nii, et meil on üks Euroopa kõrgemaid noorte tööpuudusi. Selle aasta maikuu andmetel on noorte töötuse määr Eestis 21,3%, Euroopa Liidu keskmine on 15,5%. Et see on küll nagu veidikene nagu kahanenud, aga me oleme jätkuvalt väga kõrge noorte töötuse määraga. Tuletan meelde, et see sama valitsus 2 aastat tagasi kehtestas tegelikult täiendavaid piiranguid noorte töölevõtmisele, üritati noori tööjõuturult veelgi nagu välja suruda. See hullus sai küll avalikkuse ja ettevõtjate liitude survel nagu peatatud, aga see nii-öelda agenda, mida siis tegelikult kuskilt sealt nii-öelda ametkondadest lauale tuuakse, on olnud nagu täiesti nagu äraspidine. Et ühest küljest me ju statistika näeb, et tööealiste inimeste arv võrreldes siis nagu ülalpeetavatega, see proportsioon liigub nii-öelda järjest negatiivsemas suunas, ehk neid, kelle pealt tööjõumaksu koguda on meil nagu vähem. Siis administratiivselt üritatakse veel tegelikult töötajate hulka nagu vähendada. Ja siis kurdetakse, et nüüd see on meil suur probleem, et me peame hakkama siis nagu selleks lisafinantseeringut leidma. Et tegelege kulla Sotsiaalministeeriumi ametnikud pigem nagu sellega, kuidas meil oleks rohkem inimesi tööl, et rohkem inimesi tahaks ja saaksid tööl käia, et töötamisel oleks võimalikult nagu vähe piiranguid, see on nagu see viis, kuidas laekub ka Tervisekassasse rohkem maksutulu, aga millegipärast tegeletakse täiesti vastupidiste asjadega. Aga paremas olukorras pole ka Majandus-Kommunikatsiooniministeeriumi ja sealtki tuleb erinevaid selliseid huvitavaid signaale. Viimane on see, mis puudutab sellist fondi nagu SmartCap ja kuhu ka siis ütleme õiguskantsler on oma tähelepaneku suunanud. Tõsi, ta on selle tähelepaneku juba saatnud riigikontrolör Janar Holm ja see on selle välja saatnud juba praktiliselt selle aasta alguses ja see puudutab just fondis olevat raha, kuhu siis riigil oli plaanis kanda kuskil 466 miljonit. Sellest on seal mingisugune vähem kui pool ära kasutatud ja teine pool nagu seisab. Et tema retooriline küsimus on see, et miks see raha seal seisab, et seda võiks ju praegu ikkagi kasutada riigi hüvedes ära ja tegelikult need investeeringud, mis sealt läbi käivad, on suhteliselt pikaajalised ja seda saaks ette planeerida ka järgmiste, ütleme, aastate eelarveprotsessidega, et ei peaks seda raha sinna koguma. Tõsi, ta on seal, ütleme, arvel, kus siis kogub ka intressi lihtsamalt välja öeldes, et selles mõttes nagu midagi hullu vist ei ole, aga siin erinevate investeeringute puhul on ju veel räägitud, et selle sama ettevõtete suuremahuliste investeeringute toetuse alampiiri tahetakse langetada 100 miljonilt 70 miljonile ja ütleme seal olenevalt siis sellest, kuhu tahetakse investeerida, on need lävendid, et suurusjärgus võib see toetus olla siis kuskil 20 miljoni juures ja eelistatakse seda kaitsetööstust, roheteemat, kliimateemat ja kõike muid selliseid asju. Ja ometigi nimetatakse, et meie majanduses läheb kõik hästi. On see mingi vastuolu või kas me peaksime siin selle pärast ka muretsema kuidagi? Vastuolu on ilmne jah, et kui see suur investeeringute toetus välja toodi, siis viskasin minister Keldo ja rõisati rõõmsalt, et nüüd hakkavad taas investeeringud Eestisse tulema.
noh, see on suust nagu groteskne, et nüüd on sinna nagu toetusraha ette nähtud, ei suudeta seda toetusrahagi nagu välja maksta, sest lihtsalt ei ole nagu piisavalt investeerimishuvilisi ja noh, oleme ka siin saates varem rääkinud, et ega kui ikkagi majanduskeskkond on väga nadi ja ettevõtetel puudub investeerimiskindlus, siis toetustega üksinda seda pilti ei muuda. Et need SmartCapi poolt finantseeritavad fondid on veidi parem, on kindlasti parem meede kui toetuste jagamine. Aga noh, see on ka ilmekas näide, et tegelikult on see nagu hea, et SmartCapile on selline nagu võimalus antud, see peaks meie kapitaliturgu eravdama ja tooma erinevaid siis fondihaldureid turule, kes juba turutingimustel, mitte nagu toetustena, vaid siis kas omakapitaliinvesteeringute või laenuinvesteeringutena ettevõtetele finantseerimisvõimalusi pakuksid. Noh, tõepoolest on nii, et ka seda nende uute fondihaldurite turule tulek on olnud oluliselt aeglasem kui ilmselt loodeti. Üks põhjus on ilmselt see, et neil on olnud keerulisem kindlasti erainvesteeringuid kaasata, sest SmartCapi raha on tingimuslik, et fondihaldur peab sinna leidma ka eraraha. Et noh, see tegelikult kõik iseloomustab seda nii-öelda jätkuvat nagu stagnatsiooni ja kindlustunde puudumist just ettevõtete ja erakapitali investorite seas. Ja see on tegelikult keskne probleem meie tänases majandussituatsioonis. No Eestisse tuleb praegu välisinvesteeringuid märgatavalt vähem kui Lätti ja märgatavalt vähem kui Leetu. Ja mäletame, et olime siin uhked aegade üle, kui Eestisse tuli rohkem kui Lätti ja rohkem kui Leetu. Et see on selgelt muutunud. Ettevõtluskeskkond on selles mõttes ikkagi tuksi keeratud ja ka just seadusandluse küsimused, et ma ikka mõtlen, et mida mõtleb üks välisinvestor, kes loeb uudist, et kui Eestis riikliku rahastusega riigiettevõte rajab õlitehast ja siis lihtsalt üks väike punt annab asja kohtusse ja siis lihtsalt pannakse ehitamise seisma. Räägitakse, seal mingid miljonid lendavad sinna tänna, keegi ei suuda isegi kokku arvutada, palju see nagu kahju on sellest kõigest, et seda ei saa ehitada. Ehitatakse õlgu, mis siis teha, aga mis see, kujutage ette, et siis erainvestor, mis tema mõtleb, et kui juba riigiettevõte ei saa oma projekte ellu viia, et mis siis mina seal välismaalt tulen ja kuidas siis mina saan, et parempoolsete liige Andrus Kaarelson kirjutas artikli just seda kirjeldades ja kasutas seal väga sõna nimbi kultuur, et mulle meeldis see väljend, kultuur, see on kultuur ja vaat selle kultuuri me peame maha murdma, kui me tahame, et meil elu Eestis paremaks hakkaks minema, et ei saa kanalatki ehitada, eks ole, et kuidas siis tulegi ja teised Läti ja Leedu on seda murdnud või neil ei ole see asi kunagi nii hull ka olnud, aga nad on ka oma seadustega seda murdnud, et kui on ikkagi riigile oluline investeering, siis seadused soosivad nende investeeringute tulekut, meil ei soosi. Ja enne rääkisime siin Kristina Kallase väljaütlemist, sest tuletan meelde, et seda samas väikest punti, kes siin investeeringuid kohtus kinni tõmbas, on ju tegelikult julgustanud oma sõnavõttudega sellesama valitsuse ministrit Yoko Alender, ütleme, eks ju, seesama Hanna Lahe, kellest me siin juttu Reformierakonna liikmed. Reformierakonna valitseva erakonna juhtivpoliitikud teod ise kütavad takka sellele nagu mõtteviisile. Ütlesid rõõmu. Ja ongi, ja tahakski küsida, et ega siis ettevõtjad, olgu nad kohalikud ja välisinvestorid, nad on ka lõpuks nagu inimesed, tarbivad tegelikult seda sama inforuumi ja inforuumi loovad meil väga palju riigijuhid. Ja on väga erinev pilt, kui mina tahaks tegelikult väga, et järgmisel 4 aastal, kui meil on Riigikogu valimised ära toimunud, igal valitsuse pressikonverentsil, igas intervjuus, mida annab meie peaminister ja teised valitsuse liikmed, nad tegelikult räägiksid ettevõtlikkuse olulisest. Nad räägiksid sellest, et Eesti on investeeringutele avatud, julgustaksid inimesi ettevõtlusega tegelema, uusi investeeringuid nagu ette võtma. Praegu me seda juttu ei kuule. Selle asemel me kuuleme praktiliselt igalt valitsuse pressikonverentsilt, me kuuleme juttu sellest, et mida peab reguleerima, mida peab nagu maksustama, ütleme, eks. Ja sellel kõigel on nagu mõju,
et see üks nagu pealkiri Kristina Kallasest, see ei tekita midagi. Aga kui need samad ettevõtjad loevad aastast aastasse seda jama, selle asemel, et neid mitte tegelikult ei julgustata, ei tunnustata, vaid ettevõtlust peetakse juba lausa mingisuguseks paheks, et mida me siis loodame? Selleks, et see nii juhtuma hakkaks, on tegelikult üks oluline verstapost kohe ees seismas ja see verstapost terendab sellel laupäeval 15. augustil ja see on parempoolsete üldkogu. Härrased, millised on praegu need põhiteesid, mille üle üldkogule vastu minnakse. Üks on selge, toimuvad valimised, on üks kandidaat esimehe kohale, kahjuks on mulle öeldud, miks ainult üks kandidaat, miks mitte rohkem, aga samas, te võite siin oponeerida, aga juhatuse liikmete koha peale on ikkagi torm vägagi suur. Tung, ütleme siis nii. Olete rahul? 14 koha peale 36 kandidaati, millega võib kindlasti rahul olla, see tähendab seda, et need inimesed, kes on parempoolset maailmavaadet toetanud ja tahavad ka Eesti poliitikas kaasa lüüa, et need inimesed on parempoolsed üles leidnud ja on erakonnaga liitunud ja nüüd tahavad ka tulla parempoolsete kaudu poliitika eesliinile, et minul erakonna ühe asutajaliikmena on selle üle loomulikult hea meel. Kas siin on ka oht, et ise sinna juhatusse enam valituks ei saa? Praegu on võimalus valimiskampaaniat teha. Ikka, alati on see teema üleval, et ega sellised vettinud mägrad nagu meie ühel hetkel meid sinna tagapingile saadetakse. Vettinud mägrad. Jah, väike mure ikka on, et kas saame valituks või mitte. Aga jah, esimehe kohale tõesti ainult üks kandidaat, et eks liikmed hindasid, et Lavlit võita praegu ilmselt võimatu, aga ja üks esimehe kohta ainult valimisel on. Aga siis 14 koha peale tõesti seal on, inimesed näevad, et on võimalus väga tugev ka osutuda valituks ja konkurents on tõesti kõva ja liikmed teevad väga aktiivselt kampaaniat, kirjutavad listidesse, tutvustavad ennast, reklaamivad ennast, et väga, väga aktiivne ja kõik teavad, et valimine on demokraatlik ja kes teeb tööd, sellele kindlasti eelis. No see on kõik selleks, et see olukord läheks selliseks, nagu me tänases saates ka oleme kirjeldanud. Kas seal võib olla ka midagi sellist, et tutvustatakse ka uusi liikmeid, kes liituvad erakonnaga just selle klausliga, et tugevdada ka Riigikogu valimisteks nimekirja. No ja küll me rääkisime siin Kalev Stoiceskust juba, et kas midagi sellist on ka oodata. Erakonna üldkogu on avatud sündmus, et tulge kohale, vaadake seda, kindlasti kantakse nagu üle, et võib-olla on midagi põnevat. Aga koha peal on kindlasti parem, nii et kui keegi tahab liituda parempoolsetega, siis tulge kohale ja vaadake, mis inimesed me nagu päriselt oleme, ega siis kui kaamera ei näita parajasti, et mida me arvame, saab meil varukast kinni võtta ja meiega juttu ajada, mis puutub Kalev Stoiceskusse, siis mina ajakirjandusele tunnistasin ausalt üles, ta pinnisid mind ja siis ma ei tahtnud öelda, et ma ei anna kommentaari, ütlesin, et jah, et oleme kutsunud ja Stoicescu siis nüüd mõtleb. No ta lubas selle mõtte varsti teatamast. Õige pea, kas see saab olema 15. augustil, mina ei tea. Aga igal juhul aitäh, et kuulasite, vaatasite, loomulikult veel kord tuletan meelde like ja siis ikkagi jagage seda, andke teistele ka teada ja üldkogu siis parempoolsetel 15. augustil kell 14 hakkab ülekanne, natuke varem võib kohale tulla Tallinnas, leiate selle informatsiooni, kellel huvi on, kindlasti juba parempoolsete sotsiaalmeedias. Kõike head ja kohtume teiega juba 2 nädala pärast ja kindlasti elu siin Eestis poliitrindel läheb järjest huvitavamaks, nii et sammuke taas juba sellele poole, et võib-olla oleme siis ka presidendivalimiste osas natukene juba kindlamad. Aitäh!